Mina olen tagasi seekord kolmapäeval. Mis täna? Täna hakkame vaatama neid jalgpallureid, kellel tuleb silm peal hoida tuleval. Mul läks Sassi läks ja okei, aga lähme paneme intro peale siis. Ma saan aru, et sa oled niivõrd ähmi täis, et mulle juba näidad siin. Oota, Martin, sorry, stop. Ma pean särgi teistpidi keerama. Sul on käit, jah? Ja, ma intro tegin ainult. Nüüd võime jätkata. Saad sa aru, ma ennem tõmbasin sulle kohe bloki peast, et eelmine kord sa ikka jahusid päris pikalt siin. Ma vaatasin selle terve osa ära ja sa olid isegi pannud sinna endale peale, et nagu juba tükk aega hiljem on. Ma arvan, meil võis olla materjal kusagil 45 minutit. Sa tulin. Kohe näed, nagu naisel selgeks teha, sest asja on päris keeruline. Ja mulle meeldib ju väga palju ka sellest rääkida, aga kõigepealt ma pean ära klattima ühe asja. Ma innukalt seletasin seal Liinale, et kui käsi on eespool, et siis on suluseis. Tõesti ei ole suluseisu, inimesed rahunega maha, ei pea selle pärast mõrvama hakkama, tunnistan oma viga ja nüüd tean ka ise, et kui käsi on eespool, siis ei ole suluseisu. Nüüd jällegi aitäh teile kommenteerijatele, kes te hoiate meil silma peale, aitate meil ennast ainult paremaks teha. Aga! Selle kommentaariumis oli ju veel üks asi, millele me tahtsime, et inimesed vastaksid ja annaksid teada, kui hästi nemad sellest suluseisu reeglist aru said ja kui hea õpetaja mina olen. Aitäh teile kõigile, kes ütlesite, et ma olen hea õpetaja. Ma nüüd tunnen ennast kohe palju paremini. Kast! Coca-Colat, võtan välja oma rüperaali, kus on kirjas. Palun loe ette siis võitja nimi. Kaspar Side Krips Markus Reivik. Ja tema siis kommenteeris meile, muidugi ma tean, mis on suluseis, kuna ma olen 3 aastat jalkatrennis käinud. Vaata parem 26. mail meistrite liiga finaali, kus on Liverpool FC ja Real Madrid. Kõik, kes tahavad teada jalgpallist midagi, siis vaadake seda mängu, sest et see on maailma kõige kõvema tasemega jalgpallimäng, mida on üldse siin planeedil võimalik vaadata. Kõvem kui MM-i finaal, kõik muud jutud, see on top notch. Igal juhul, meie valmistame MM-iks ja nagu ikkagi siin alustame meiegi, võtame talle kokad ligi, sest et jällegi selle saate lõpus anname teile teada, kuidas teie võite võita kasti Coca-Colat. Kuna MM on tulemas ja kindlasti Marti ei tea midagi nendest tänapäeva tippmängijatest, kes ilma teevad, ma arvan, et sinul lõppes vist järg ära Beckamiga või kusagil seal. Just. Uus põlvkond on peale kasvanud, Beckham pole juba 10 aastat ilma teinud. Mäng väga lihtne. Ma hakkan sulle näitama erinevad tippjalgpallurite pilte. 90% nendest mängib ka MM-il. Ja siis ma tahan teada, mis on nende nimi, mis rahvuskoondist nad esindavad ja boonuspunkte saad selle eest, kui sa ütled ära, mis positsiooni ta mängib ja selle eest, et mis on tema koduklubi, kus ta mängib. Nii et jällegi eesmärk on see, teha Marti võimalikult tolliks. Absoluutselt mitte. Ma näitan sulle nüüd esimest pilti, kellega on tegemist. Tegemist on väravavahiga, sest et tal on kindlad käes. Sellest ta saan aru. 1 punkt on kirjas. Väga hea. Millegipärast mulle tundub, et võiks olla äkki Liverpooli. Ei ole. Ei ole Liverpool või? Manchester United. Aga noh. Manchester Unitedi mees on see. Ta on hetkel peetakse maailma üheks parimaks väravavahiks. Aga nagu... Mis pass tal laskus võiks olla? Mis pass või? Ja, mis riigi kodanik ta võiks olla? Poola äkki? Ei ole. Ei ole? Hispaania. Hispaania, siis on Julio. Ei no... Tegemist on David De Geaga, kes on Hispaania koondise esikinnas ja peetakse siis hetkel teda maailma kõige paremaks väravavahiks Manuel Neueri ja Gianluigi Buffoni kõrval. Buffon on ju nii vana. Ta on 40 Itaaliaga kvalifitseerunud ka ja Manuel Neuer on endiselt vigastada. Oota, Buffon ikka veel mängib? Ta on 40 aastane, ta mängib ja ilmselt ta lõpetab nüüd selle hooajaga, lõpetab oma karjääri. Wow. Nii, aga võtame ette järgmise mehe, kelleks on siis selline härrasmees meil siin sinises kostüümis. Tahan teada, mis võiks olla tema nimi, mis koondis ta esindab, mis klubid esindab ja mis positsioonil ta mängida võiks. Tal on suht sarnane embleem seal. No. Kas see on Manchester United siis või? See ei ole Manchester United. Tegemist on Chelsea mängumehega. Hetkel oma positsioonil üks maailma hinnatumaid mängijaid. Ta on võimalikult värava lähedal, mis tähendab seda, et ta on ründaja. No pool punkti, jah, ta on pigem ründav poolkaitse. Okei, ma ei tea nendest asjadest ka veel mitte midagi. Et ma saan aru, et seal on ründaja, siis on kaitse, siis on värava. Jaa, aga mis koondist esindada võiks, kui sa talle niimoodi otsa vaatad? Venemaa. Ei ole, Belgia. Aga mis võiks olla ta nimi? Hoffenbach. Ta perekonnanimi on inglise keeles Oht. Danger või? Hazard.
Nii et jah, Hazardit ma olen varem kuulnud oma elus. Järgmist meest sa ilmselt tead, see tema väga pikka tutvustamist ei vaja isegi kõige suuremal jalgpallivõhikule. Ja see on Ronaldo. Just, aga mina ütleks, et tema on lihtsalt ilueedi. Ta teeb ja käib ja šautsub seal ja viskab pikali. Nagu, sorry, ma väga vabandan, kellel väga meeldib Ronaldo, aga lihtsalt nii palju mänge... Kirjutage alla kommentaariumisse Hala Madrid, kui teile Ronaldo meeldib kindlasti. Nii et tänud, et ta on Madridis. Jah. Madridi Real tõepoolest, jah. Just, aga ma mõtlen, kas ta mängib Portugali eest? Tõsi, ta on Portugali mängija. Aga mis positsiooni ta mängib? Ta on striker. Ründaja, sa said Ronaldo eest 4 punkti. Võtame järgmise mehe, kes võiks olla see mees. B-tähega. Ja, ta leisime algab ka B-tähega. Popka, täpselt. Jaa, ma vist isegi vaatasin mingit mängu koos, kus ma mäletan, ma Popkat ma teen selle pärast, et ta ei suuda ma särki mitte kunagi selga panna. Ei, see oli Balotelli, kellest ta räägib. Aga jaa, nagu selles suhtes edev soeng ja kõik see nagu natukene sarnane, aga kus klubis võiks ta mängida? Manchester United. Tubli. Ma nägin siit nurgast ära, Manchesteril on minu meelest punane. Nüüd mul kõigepealt, jaa. Aga mis rahvuskoondist ta võiks esindada? Minu meelest Popka. Kas ta oli Itaalia? Kahjuks mitte, lähedal Prantsusmaa. Aga mis positsiooni ta võiks mängida? Ta oli ka samamoodi ründaja minu arust. Ta on keskväljamootor. Ja võtame järgmise mängija. Kes on see mees pildil? See on mingi sakslane. Ma oled see kindel? Tal on väga saksa näod nagu. Ta on üks saksa habe ja saksa juuksed. Mis on? Ma panin selle pildi siia sisse, et näha, kas Marti üldse jalgpallist midagigi kusagilt otsast Aaria Rossi vend. Eestlane siis või? Tegemist on Ragnar Klavaniga. Ma tahtsin öelda, et ta näeb hullult sarnane mulle välja, sellepärast ma tahtsingi sakslast pakkuda nagu. Tegemist on Ragnar Klavaniga, kes on siis Eesti kõige kõvem jalgpallur. Iga kord, kui see mees astub muru peale, siis tema teeb Eesti jalgpalli ajalugu ja tema mängib ka nädalavahetusel toimuval meistrite liiga finaalis Real Madridi vastu, nii et vaadake kõik, kas Eestile tuleb esimene meistrite liiga kuld koju või mitte. Ta näeb nagu see Udo Sepp välja natuke. Udo Sepp. See on küll Udo Sepp ju. See ei ole Udo Sepp. Ja järgmine mängija, kes on see lahe lokkidega sel pildil? See on prantslane. Nii ei ole, ta näeb välja prantslane nagu... Ta on brasiillane. Brasiillased läksid, prantslased läksid ja sinna ju. Portugallased läksid. Paneme selle video kohe kinni ära või? Nii, Martsi, tule nüüd tagasi meie juurde ja arva ära, kes on see härras, mis pildil. Tal on Pepluusi peal Pariis ju. See annab sulle vihje, kus klubis ta mängida võiks. Ma ei tea, mis Pariisis klubid on nagu. Okei, saad pool punkti. PSG, Paris Saint-Germain on tema koduklubi. Igal juhul, aga nagu selles mõttes nägu on mulle jube tuttav. Hästi tuttav mängija. Tema üleminek Barcelonast PSG-sse maksis PSG-le 220 miljonit eurot. Kuulsid sa seda summa? 220 miljonit eurot. Pannun alla, ma nime ei oska öelda. Mingi Pahmada Toll. Jaa, tema nimi on Neymar. Ei ole! Ei! Sa ei tundnud Neymarit ära. Tegemist on tõesti mängumehega nimega Neymar. Ma arvan, et kõik teie vaatajad selle pildi järgi tuvastasite, et tegemist on Neymariga. Said sa nüüd natuke targemaks ka, keda sa... Ei, kindlasti ma sain palju targemaks, et need, kui neid nimesid hakatakse MM-il välja ütlema, siis ma vähemalt nagu saan aru, et see vend maksab nüüd nii palju, on ju. No kindlasti meile kommentaariumis teada, kes on see jalgpallur, kellele sina jalgpalli MM-il kõige rohkem pöialt hoiad. Ja kõikide vastanute vahel... Loosime välja. Kasti omapooled. Need on päris palju sul kastis. Nii et olge head ja kribage! Likeige, kommenteerige, subscribeige ja vaadake meid siis juba jälle homme, kus me teeme oma tavapäraseid asju. Peace out! Ciao! Tead, ma ütlesin sulle, eesmärk on jälle mind võimalikult lollist näidata.